Tere kõigile Vabakanali kuulajatele, kes ei ole veel kuumarabandusse ära surnud. Te kuulate Skeptiku pooltundi. Stuudios on nagu alati Martin Vällik ja Elver Loho. Mina olen Irti. Tervist! Tere! Ja räägime siis täna natuke üldisemalt, mis asi on skeptitsism ja kes on skeptik. Oskate te sellele vastata? Milline loom on skeptik? See on küsimus, millele saab vastata pikalt ja vastata lühidalt. Sama palju, kui on erinevaid inimesi, ilmselt on ka erinevaid viise olla skeptik. Aga üldiselt skeptik olemine peaks või võiks tähendada seda, või vähemalt minu jaoks tähendab see seda, et enne kui ma millessegi nii-öelda uskuma hakkan, ma tahaks seda asja vähekene lähemalt uurida. Et millised on faktid, millised on need loogikakäigud mingisuguse uskumuse või teadmise taga ja siis otsustada nende teadmiste põhjal, kas see asi väärib nii-öelda kinnitamist või hoopis ümberlükkamist. Aga kas samas elu ei ole natukene nukram, et kui kõik on kuidagi ära seletatud, et kuhu see müstika siis kaob, et see ju annab väga palju elurõõmu meile, kui me ei tea, kuidas kõik töötab. Oi, kindlasti annab ja seda hirmu nüüd küll ei ole, et kõik oleks meil lähiajal ära seletatud. Muidugi, ega me ei saa ju, me oma tavaelus ju ka ei tee niimoodi, et ükskõik millega me kokku satume, me hakkame kohe otsima teadusandmebaasidest uuringuid selle asja kohta, sest oma igapäevaelu otsuseid me teeme ikkagi kiiremini. Kas siis mingisuguse eelneva kogemuse põhjal, mingisuguse sellise asja põhjal, mida nimetatakse mõnikord intuitsiooniks või lihtsalt suvaliselt võiks seda visata ka kulje või kirja, eks ju, ja selle järgi otsustada, et kas minna nüüd paremale või vasakule. Et igapäevaelus me loomulikult ei rakenda kõiki selliseid nii-öelda skeptilise uurimise meetodeid ja elu pakub meile ohtralt igasugust asja, mida me teinekord ka müstikaks nimetame. Kas äkki peaks siin tõmbama ka mõninga siukse joone vahel või eristama kahte nähtust, et üks on see, kui sa otsid nii-öelda tõde, siuke objektiivne osa, et kas mingisugune tablett teeb midagi, aga samas teine pool on paljude inimeste jaoks siukene emotsionaalne tõde, et kas see neid kuidagi kõnetab ja kas see nendel tekitab paremat enesetunnet, et paljud on ju ka religiooni juures, ma arvan, sellepärast nad ei pruugi isegi arvata, et Jumal on olemas faktiliselt, aga see on nende jaoks siukene meeldiv asi, mida uskuda, see annab nende elule palju juurde. No jah, nii palju kui on erinevaid viise olla skeptiline, on ka viise inimestel, kuidas enda elu muude moodustega põnevamaks või meeldivamaks teha. Et siin on loomulikult igaühe enda valikute küsimus või ka teadmiste küsimus või ka traditsiooni küsimus, et mis temal selle elu sisuks on ja kuidas ta oma otsuseid sätib. Aga ma päris kaheks elu nagu ka ei jagaks. Elu on ikkagi, vähemalt minu arvates, on selline üks tervik. Et loomulikult on valdkondi, kus on rohkem mõistlik rakendada sellist nagu teadusliku uurimuse meetodeid ja on selliseid valdkondi, kus selliste uurimismeetodite rakendamine lihtsalt ei ole puht ajaliselt võimalik ja puht praktiliselt ei ole ka mõttekas. Näiteks seda, et kas nüüd on statistiliselt ohutu minna punase tulega üle tee või on ohutum üle minna üle tee valest kohast, kus ei ole sebrat. Või ma peaksin uurima ikkagi neid liiklusõnnetuste statistikat, et võib-olla hoopiski sebra koha pealt rohelise tulega üle tee minemine on ikka kõige ohutum. Ma ei otsi seda statistikat ju konkreetses olukorras tänaval, vaid vaatan paremale, vaatan vasakule, meenutan, mis ema ütles ja otsustan selle järgi. Martin, mis sündmus või mis mõte oli see, mis ajendas sind saama Eesti esiskeptikuks? Et paljud on ju nii-öelda kapiskeptikud, et nad küll loevad neid uudiseid ja saavad aru, et midagi on valesti, aga nad ei viitsi ka väga sõna võtta. Jah, seda ei oska ma öelda, millal see juhtus või kas see üldse juhtus või see on selline ühtlane kasvamine, et kui mingi asi pakub nagu huvi või pakub
pinget või siis hakkad nagu märkama seda asja rohkem, hakkad selle kohta nagu uurima ja siis, kui seda uurimust on piisavalt juba tehtud, parasjagu märgatud ja sees nagu pulbitseb ja tahaks midagi ära teha, siis käärisime käised üles ja tegime MTÜ Eesti Skeptik. No enne seda oli muidugi väike selline muudes suhtluskanalites enese arendamine veel takkaotsa. Aga noh, nii see kasvab, väikesest natukene suurem ja natukene suuremast võib-olla ehk kunagi ka päris suur. Kuidas sa, Martin, kommenteerid väidet, et sinu tegevuse taga on oma kasu, et sinu nii-öelda ristisõda igasuguse alternatiivmeditsiini vastu rahastavad tegelikult suured ravimikontsernid, kelle palgal sa oled? Oma kasu on kindlasti inimese igas tegevuses olulisel kohal ja ma ei saa kindlasti väita, et ma ei teeks seda oma kasu nimel. Kindlasti on oma kasu siin mängus. Aga see oma kasu seisneb siis selles, et igasuguse uurimuse käigus saan mina midagi teada. Ja teada saamine teatavasti on mõnus tegevus. Nii et see inimese sisene see reward system, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, see toimib ka ju hariduse teadasaamise õppimise puhul, noh, nii nagu ka mõnuainetega see skeem toimib. Et jah, oma kasu on täiesti mängus. Aga see, et mulle ravimifirmad palka maksaksid, see on küll ilus unistus, aga siiamaani ei ole see küll teostunud veel. Nii et ma olen täiesti naiivselt ilma rahata teen seda. Kas on võimalik, et mõni skeptik on tõepoolest mingite suurkontsernide või ravimifirmade nii-öelda mõjuagent? Raske öelda, võib-olla mitte. Vahepeal oli üks internetikampaania, kus siis arstiüliõpilased võtsid foorumites sõna sellistes kohtades, kus oli juttu vaktsineerimisest. Noh, seal lapsevanemad ikka arutavad teinekord, et kas vaktsineerid oma lapsi või mitte. Ja kui selline teema neile siis kas siis perekoolis või kusagil ette jäi, nad lendasid nii-öelda peale ja rääkisid, kuidas teaduslikust või arsti teaduslikust vaatepunktist vaktsineerimisega asjad on. Aga oli juures ka juhend, et nad kindlasti peavad ütlema, kes nad on. Et sellist salajast mõjuagenti nemad kindlasti selle kampaania puhul ei mänginud. Aga noh, see on ka see juhtum, kus me teame, et selline kampaania oli ja kuidas see asi nagu läbi viidi. Kas aga on päriselt olemas nii-öelda salajasi mõjuagente, noh, kui nad on nii salajased, eks nad siis varjavad oma olemist. Võib-olla on, võib-olla ei ole. Ilmselt on olemas samamoodi ka nii-öelda alternatiivmeditsiini eest kõnelejate nii-öelda mõjuagendid, kes samamoodi foorumites loovad mitmeid kasutajanimesid. Üks isik, tal on mitu kasutajanime ja siis ta erinevate kasutajate nimede alt kommenteerib positiivselt siis teemat. Ja jättes mulje, et seda seisukohta esindavad siis paljud. Et ka selliseid juhtumid on täiesti olemas. Et selline propagandasõda ilmselt on liikvel nii ühelt kui ka teiselt poolt. Mis aga, mida me kindlasti teame, näiteks üks raamat, mis ka eesti keeles ilmus, see Paul Offit vaktsineerimisest. Et seda raamatut Eestis toetas või selle väljaandmist toetas üks Eestis tegutsev rahvusvaheline ravimifirma osakond. Samas on ka teada, et see sama Paul Offit on üks rotaviiruse vaktsiini väljatöötajatest teadlane. Ja ta kindlasti sai palju raha selle vaktsiini väljatöötamise eest. Samas ta töötab ka lastearstina ühes Ameerika haiglas. Aga need faktid on kõik teada. Ja ta kirjutab raamatuid siis vaktsineerimise nii-öelda positiivsetest mõjudest, kummutab neid müüte, mida vaktsineerimise vastased räägivad. Nüüd uus raamat, mis tal välja tuli, võtab rohkem vaatluse alla siis alternatiivmeditsiini kui sellise laiemalt, sealhulgas ka vitamiinitööstuse kurjad plaanid, kui nii öelda jutumärkides. Ja räägib ka sellest, et mida siis teadusuuringud vitamiinide tarbimisest vajatavad. No samas ka vitamiinitööstus, kui selline on ju ravimitööstus. Nii et
mida me siin selleks ravimitööstuseks peame. Ma tahtsin just selle kohta küsida, et tegelikult ju see alternatiivmeditsiinitööstus on ka läinud väga suureks, väga kasumlikuks ja seal, kui tavameditsiini puhul sa pead läbima ülikooli, et hakata arstiks, et hakata neid välja kirjutama, et saada nendele kas või ravimifirma puhkusreisidele, mida nad aeg-ajalt korraldavad, või siis saada kuhugi ravimifirmasse tööle uusi ravimeid välja töötama, et see barjäär on väga kõrge. Aga igaüks võib ju hakata mingisuguseks homöopaadiks või siis mingisuguseid muid siukseid ka rohkem traditsioonilisi ravimeetodid hakata rakendama inimeste peal, küsida selle eest suurt raha. Et tegelikult ju nende huvides on ka oma rahakoti täitmine. No selge jah, et see ongi nagu veider, et siis kui keegi ütleb, et homöopaatia ei toimi, siis temale tahetakse teinekord külge kleepida silt, et küllap sa oled siis ravimifirmade palgal, et sa seda ütled. Samas homöopaatia on maailmas ikkagi üsnagi suur tööstusharu. Need homöopaatilised nii-öelda ravimid, mis sisaldavad siis vett või ka siis laktoosi või mingit muud toimetut ainet. Nende tootmine on väga odav, samas müüakse neid päris ravimi hinnaga ja öelda, et see siis ei ole nagu ravimitööstus või? No kuulge. Et sellist kahepalgelisust tuleb samamoodi paljastada kui muudeski olukordades. Rääkides erinevatest skämmidest, siis üks murepunkt või selline valuküsimus, mis alati skeptikute ja ütleme siis alternatiivsete inimeste vahel esile kerkib, on kõik võimalikud auhinnad, mis on skeptikute poolt välja pandud, et tulge ja tõestage meile midagi paranormaalset. Skeptikud väidavad, et kuna vist ühtegi sellist auhinda ei ole välja võetud, siis see on üsna kindel tõestus selle kohta, et igasugune pildamine ja selgelt nägemine ei tööta. Samas, selles mõttes, et nad ju ometi oleksid selle grandi miljoni välja võtnud. Vastased jälle ütlevad, et kõik need auhinnad on sõnastatud selliselt, et mitte kunagi ei olegi võimalik seda auhinda välja võtta. Sarnast auhinda annab välja ka skeptik.ee. Et kuidas sa seda küsimust kommenteerid, kas seda auhinda on tõepoolest siis võimalik kuidagi välja võtta? Jah, kindlasti on võimalik seda auhinda kätte saada, kui auhinna kriteeriumid kenasti läbi lugeda, nendest aru saada, sõnastada oma nii-öelda paranormaalne võime või väide või siis see tegu, mida ma siis suudan nagu teha, näiteks see sama pildamine. Kusjuures see, et pildamine näiteks sellisel kavandatud testil ei tööta, ei tähenda ilmtingimata seda, et pildamine kui selline ei töötaks. Eks ju, et sellist, me ei saa tõestada, et mingit asja ei ole olemas või mingi asi ei toimi. Eks ju, me saame tõestada seda, et antud testi olukorras, see asi ei toiminud. See, et neid erinevaid testi olukorda võib olla ju lõputu hulk, eks ju, aga neid kõiki läbi proovida on praktiliselt võimatu. Me saame kavandada testi, need testid kavandatakse muuses selle testialuse enda juhtnööride põhjal. Ühtki testi ei tehta ilma selleta, et testialune ise ei nõustuks nende testi tingimustega, kedagi ei sunnita millekski. Testialune võib võtta ka oma nagu eksperte kaasata, et kuidas seda testi ausal moel ja mõlemale poolele nii-öelda vastuvõetaval kujul kavandada. Ja nii edasi, et need etteheited, et need testid on sedasi nagu sõnastatud või kavandatud, et neid ei ole võimalikki positiivselt sooritada, ei vasta tõele. Need on pigem sellised nagu etteheited ja tagantjärgi targutused ja eneseõigustuse otsimised, et mitte, et minul ei oleks võimet mingit asja sooritada, vaid et need pahad testijad on kuidagi teinud niimoodi, et see on enam-vähem nagu sarnane etteheitega, et James Randil on endal nii suured paranormaalsed võimed, et kui keegi tema lähedal satub mingisugust testi tegema, siis ta oma mõttelainetega segab kõik asjad nagu ära. See on umbes samasugune etteheide, tähendab minu meelest naeruväärne. Kui palju on seda nii-öelda skeptikutesti Eestis läbi viidud? Päris sellise nii-öelda testi protokolli alusel on üks kord tehtud. Selliseid muid proovimisi, enam-vähem selle raames, aga mitte siis konkreetselt selle nagu rahasumma peale, et neid on veel mõned korrad tehtud, alla 10. Eesti inimesed ei ole väga sellised
proovijad. Aga näiteks seda James Randi rahastu testi, et seda on ikka üritatud ikka 100 kordi. Ja nendest on päris palju ka kajastatud neid asju ja Soomes on tehtud neid teste ja need testiprotokollid on ka saadaval. No valdavalt on ikkagi see pildamine selleks paranormaalseks võimeks või väiteks või paljud ütlevad, et see ei olegi paranormaalne, vaid täiesti tavaline võime. Aga kui ta testi olukorda panna, siis millegipärast ei tule välja. Kuidas selle ühe Eesti katsega läks, et kas see õnnestus või mis see tulemus oli, et kas mingi statistilise vea piires see või? See testimine õnnestus päris hästi, tähendab see testi läbiviimine oli, seal olid mõningad puudused, mida me saame järgmistel kordadel arvestada, aga see statistiline analüüs seal juures ja see katsete hulk oli piisav selleks, et teha konkreetne järeldus. Kellega tegu oli ja mida siis prooviti üldse? See oli Hannes Vanaküla ja teised, kes tol ajal siis olid selles selgeltnägijate tuleproovis. Katse, mida me siis proovisime, oli selline, et oli 2 inimest, üks inimene oli hoones, kellel ei olnud mingit sidevõimalust välismaailmaga. Tema võttis siis kätte mõned esemed, mõned siis majapidamises kasutatavad esemed, näiteks saag, käärid, sellised asjad. Ja ta pidi siis väga tugevasti nagu keskenduma sellele ja siis väljaspool maja oli siis vastuvõtja, kes siis pidi nagu teada saama, et mis eset siis maja sees olev inimene käes hoiab. Ja selline see test oli, et see siis oleks tõestanud seda väidet, et inimeste vahel võib olla siis telepaatiline side, et on võimalik nagu mingisugusel muul moel kui tavapäraste sidevahenditega informatsiooni vahetada. Kust läheb piir vandenõuteooria ja lihtsalt terve mõistuse vahel? Et kui ma näiteks arvan, et tänapäeva näiteks vaktsiinitööstus, et seal on küll häid omadusi, aga toimub ka selline üsna kapitalistlik raha kokkuajamine, mistõttu ma ei torma igat uut vaktsiini endale tegema. Kas ma olen siis vandenõuteoreetik või lihtsalt? Ja paljudel juhtudel tegelikult tuleb välja, et mingisugune vandenõu vastab ka tõele, et alles meil hiljuti tuli välja siin ju, et interneti põhimõtteliselt kuulatakse pealt ja kogu see NSA ja Prismi teema, et suure venna teooriad on ju väga pikalt liikunud. Täpselt. Jah, jällegi see on selline faktide uurimise teema. Et teooriaid mitmesuguseid on võimalik püstitada ja neid püstitataksegi. Näiteks, võtame teise näite, eks ju, et see kaksiktornide lagunemine oli siis inside job, eks ju. Et muidugi teooria võib püstitada ja selle põhjal ka uurida, esitada ka siis selle teooria põhjal teatud selliseid prognoose, et juhul kui see teooria vastab tõele, siis peaks me leidma sellised faktid. Või panema testile, eks ju, need asjad. Kui selgub, et need sellest teooriast tulenevad prognoosid ei vasta tõele või need teatud testimiste ja katsete käigus kukuvad ümber, aga ma ikkagi jätan oma selle teooria nagu püsti ja usun sellesse ja tõrjun nagu neid uusi fakte, mis nagu peale tulevad kogu aeg ja seda minu teooriat nagu kummutavad. Et siis see juba kujuneb selliseks vandenõuteooriaks. Et vandenõuteooriad, millesse inimesed võib-olla praegu nagu kirglikult usuvad, alguses nad ei olnud sellised nii-öelda paranoilised vandenõuteooriad, aga nad kujunevad nagu selleks aja jooksul mõnikord. See, et mõnikord mõned vandenõuteooriad ka tõeks osutuvad, on paraku meie elu tõsiasi ja teatud paranoia nii-öelda iga inimese sees on, kui ta on sellisel elutervel tasemel, on täiesti kasuks. Ma ise ilmselt olen ka mõningatel juhtudel selline paranoiline, eks ju. Mõningatel juhtudel olen võib-olla ka liiga kergeusklik, aga kelles meis ei oleks, eks ju, pisikest paranoiat ja teatud kergeusklikkust mõningate teiste teemade puhul. Aga kuidas oleksin ma pidanud näiteks 5 aastat tagasi NSA olemasolu testima?
aga siis ei olnud ka sellist teooriat veel. Või oli? Aga kui mul oleks tulnud selline mõte, et no nii, et toimub totaalne lausjälgimine, kuidas ma saaksin seda kontrollida? No 5 aastat tagasi sa oleks tegelikult leidnud väga palju tõendeid oma teooriale, et oli ka üks Euroopa Parlamendi raport sel teemal, et no, see on olnud niisugune avalik saladus ja kui sa vaatad teiselt poolt ka tehnika arengut ja arvutad välja, et palju niisugune tehnika maksaks, siis noh, jah, seal tuleb üsna kiiresti välja, et see on võimalik ja märgi viitas sinna ka, et tõenäoliselt seda tehakse. Aga küsimus oli selles, et kes tuleks välja ütleks, seda tehakse. Sest suurte vandenõude puhul paraku kipub jah niimoodi olema, et keegi ikkagi nii-öelda murdub ja tuleb selle infoga avalikult välja. Ja mitte, et lihtsalt tuleb välja ja ütleb, et kuulge, et niisugune värk on, eks ju, vaid ka toob hulgaliselt tõendeid kaasa. Ja see on nagu see, mis nagu selliste vandenõuteooriate puhul või ka päris vandenõude puhul, noh, mis neid nagu eristab, eks ju, et nagu päris vandenõud kipuvad ikkagi välja tulema, sest tavaliselt nad hõlmavad väga palju inimesi ja ei ole võimalik kõiki seotud inimesi lõputult kinni hoida, nii-öelda vaikima sundida. Aga NASAs on olnud endisi töötajaid, kes on öelnud, et NASA varjab tulnukaid ja kuu peal me ei maandunudki, et ometigi see ei ole niisugune paljastus, mis oleks väga palju esikaanesid valutanud. No jah, ilmselt on küsimus jällegi tõendite puudumises, eks ju, või ka tõendeid teises suunas, noh näiteks kuu peal käimise poolt on piisavalt tõendid, et lükata ümber see väide, et tegelikult ei käidud kuul. Nii et noh, me peame nagu kaaluma, eks ju, tõendeid nii ühelt poolt kui ka teiselt poolt. Kui palju sind, Martin, ise paranähtused isiklikus plaanis huvitavad, et kas sa oled selline totaalne lauseeitaja või näiteks vaatad ikka mõnikord lootusrikkalt taevasse, et ehk need 100 000 ufod, kes meil siin väidetavalt pea kohal Eestis ringi sõidavad, et äkki hakkab sulle mõni ka silma, et ma näen, et sa kannad siin sellist suurt kaamerat kaasas kogu aeg. Ja mitte ainult, et kannan kaamerat kaasas, vaid käin ka öösiti taevast uurimas ja mitte ainult öösiti, vaid ka päeviti ja mul on spetsiaalsed teleskoobid lausa olemas, et kõike seda jäädvustada. Pisikene lootus ikka südames on, et näha, tunda, avastada midagi sellist, mida keegi varem ei ole avastanud või tundnud või näinud, eks ju. Või mida väidetavalt on küll paljud näinud, aga on jäänud sellise kuulujutu tasemeks, et lisada ise mingisugune infokild sellesse suurde müsteeriumisse. Praegu ei ole midagi sellist küll silma veel jäänud, aga ma veel loodan. Aga mida sa üldse nendest nii-öelda UFO-dest arvad? Internetis liigub ju tohutul hulgal igasuguseid fotosid ja videosid, mõned neist tunduvad päris autentsed. Kas nad kõik on võltsitud või võib seal taga midagi olla? Kas need võivad olla mingisugused tõesti maavälised eluvormid ja kui, siis miks nad siin passivad ja kui mitte, siis mis asjad nad olla võiksid? Mis konkreetne nähtus nüüd on, see eeldab loomulikult uurimist täpsemalt, et mis asi see on, mis tingimustes mingisugune pilt või video on tehtud. Valdavalt on nad seni ikkagi osutunud sellisteks nii-öelda maapealseteks asjadeks või ka ülevalt taevast alla kukkunud esemeteks. Mingid, ja juhul kui, eks ju, mingisugune konkreetne taevas nähtud nähtus või ka filmile jäänud nähtus ei leia antud juhul nagu seletust, eks ju, siis see ei pruugi tähendada seda, et ta nüüd oleks võõrtsivilisatsioonide külaskäik meile. Et siin on nagu hulk teisi oletusi, eks ju, mida eelnevalt kaaluda. Et see, et kusagil ilmaruumis võib mõistuslikku elu olla, me ei saa seda ju välistada sugugi mitte, sellepärast, et universum on suur ja lai. Neid planeete, kus võiks nagu elu olla, praegu avastatakse suure tempoga. Aga see, et nad meil külas oleksid käinud, et selle kohta hetkel küll tõendusmaterjal puudub. Ajaloost on näha, et kui üks arenenud tsivilisatsioon puutub kokku teisega, siis tavaliselt see vähem arenenud või tehnoloogiliselt vähem arenenud, ütleme siis tavaliselt jääb kaotajaks. Ma vist ei teagi ühtegi varianti, kus oleks midagi muud juhtunud.
Mis sa arvad, kui maa peaks tõepoolest olema avastatud tulnukate poolt, kas see tähendaks meie lõppu? Ma ei oska selle kohta midagi arvata. Aga mis sa ise arvad? No ma ütlengi, et ma ei oskagi arvata. No aga samas see oleks ju loogiline, et kui tegelikult tulnukad on siin käinud, siis valitsused varjaksid seda meie eest, et muidu me läheks paanikasse ja kõik kukuks ümber ja kui me hakkaks veel nendega suhtlema, mis siis juhtuks meiega? No miks me peaksime paanikasse minema? See, et osad räägivad jah, et toimub selline tasapisi ettevalmistamine, inimkonna ettevalmistamine siis kontaktiks. Et seda juttu on räägitud minu teada, ma olen kuulnud sellest umbes 20 aastat, võib-olla on seda räägitud juba pikemalt. Et me ei saa veel tuua kõike seda infot korraga, sest inimkond läheb paanikasse. Ma pole kunagi aru saanud, et miks peaks paanikasse minema. Ja teiseks 20 aastat on möödas, palju siis veel peaks seda aega minema, kui lõpuks siis valitsuste nende uksed avanevad, salalaboritest tuuakse välja siis tõendusmaterjal selle kohta, et jaa, näete, siin on siis tulnuka laip ja siin on tema lennuvahend. Et seda pinget justkui nagu on hoitud pikalt, kaua veel. Arvestades, kui Eestis iga paari aasta tagant lahvatavat neegridebatti, kui seda võib nii nimetada, siis tundub, et keskmine selline valge inimene läheb täiesti närvi üksnes mõttest, et meil kusagil seal Nigeerias on ka inimesed, nad on täiesti teist värvi kui meie, et sellest võib ju paanika tekkida tõesti, kui kusagilt plejaadidelt tulevad mingisugused 3 rinnaga naissodalased. Et võib-olla ne valitsused koostöös tulnukatega ootavad, kuniks me oleme vastu võtnud liberaalse poliitika ja enam ei lähe neegrite peale närvi, et siis võib välja tuua ka tulnukad. Ja kõigepealt on vaja liberaalset immigratsioonipoliitikat, tulnukad saaks siia tulla. Jah. No see jutt läheb natuke liiga laiali, aga see oleks natuke jälle liiga antropotsentristlik lähenemine, eks ju. Miks peaks tulnukad arvestama meie kohalike poliitiliste oludega. Siis kui nemad tahavad tulla, siis nad tulevad, eks ju, ja ei küsi, et kuulge, kas te olete nüüd piisavalt liberaalsed või mis te siin olete. Siis kui neil on selline tehnoloogia, et tulla kaugelt siia, siis on neil ilmselt ka tehnoloogia, et asi üks-üheselt nagu selgeks teha, et kuidas asjad on. Ja öelda oma tingimused meiesugustele, mitte siin mängida mingisugust peituse mängu ja põldudele siis mingisuguseid mustreid sisse tallata. Jah, see on ka minu põhiline küsimus alati olnud, et tulevad tulnukad, ütleme 500,000 valgusaasta tagant ja siis kõik, mida nad teevad, on see, et nad lihtsalt nagu lendavad ümber maakera niimoodi, vaikselt, öösiti tavaliselt värviliste tuledega. Nad teevad ka viljaringe. Ja teevad viljaringe, eks ju, siis kui keegi ei näe. Ja tapavad lehmi. Ja midagi nad tegi naistega veel, et tahtsid lapsi saada meie maanaistega. Ja mitte ainult naistega, vaid ka meestega. Nii et, kui sul Elver kõht kasvama hakkab, siis ole ettevaatlik. Mine käi günekoloogi juures ära igaks juhuks. Aga liigume siis tagasi skeptiku juurde, et küsime nüüd isiklikult, et kas sul on näiteks tehtud ähvardusi selle eest, kes sa oled? On öeldud, et kui sa nüüd vait ei jää, siis sa alles saad rusikat tundma mees. Või et ära hüppa mees, sa ei tea mitte millestki, mitte midagi. Et kas sa oled mõnikord tundnud, et nagu linnatanaval oleks võib-olla parem päikseprillid ette panna? Virtuaalseid ähvardusi on tehtud küll. Nii ka, ütleme, nii füüsilise vägivalla kohta kui ka siis kohtuähvardusi, millest ükski, nagu pildil näha on, ei ole küll teostunud. Kui tõsiselt nüüd neid võtta, ma saan aru, et osad inimesed, kes saavad, ütleme, kelle usku siis millessegi diskrediteeritakse, et nad tunnevad sellist tahet midagi peale hakata. Õnneks, kas ma siis olen nagu kaugel või lahtub see tunne neil enne ära, et ei ole nüüd küll ühtegi sellist üks-ühele mõne inimesega konfronteerumist olnud, et kus ma oleksin tundnud, et nüüd on kiired jalad abiks. Ühesõnaga need inimesed, kes internetis on kõvad inimesed, kõvad vennad ja sõimavad ja ähvardavad igast asju, et tegelikult päriselus on äpud, et siiamaani pole keegi julgenud tulla sulle külla.
ma ei oska hinnata, kas nad nüüd päriselus äpud on, võib-olla kui oleks nagu võimalus kiirelt reageerida, no tont seda teab, no ma ei oska ju teisi inimesi sisse näha, eks ju. Ja väljamaalt on küll selliseid näited, kus sellised ähvardused, sõnalised ähvardused, mille kohta on alguses arvatud, et tavaline ärplemine, eks ju. Et kus on muutunud selliseks jälgimiseks ja ahistamiseks. Nojah, nende kohtu asjadega ka, mõni lugu on jõudnud pressinõukogusse, see abort.ee-ga seoses, eks ju, see oli mitu aastat tagasi. Nemad rääkisid seda juttu, et võiks nagu asja kohtusse anda, aga ei jõudnud. Aga kui suur osa sellest, et kas inimene on skeptiline või inimene on siukene, ütleme, teine pool võiks olla kergeusklik, et kui palju sellest võiks olla geneetiline, kui palju sellest on kasvatuse ja hariduse küsimus, et mida saab anda lapsevanem või siis riik koolisüsteemi kaudu? No haridus on kindlasti siin oluline määr ja mida ka kõik teised skeptikud on varasemalt nagu rääkinud. Et sellise teadusliku mõtteviisi arendamine, ka lugemus kindlasti, eks ju, oskus informatsiooni hinnata, selline sõelumisprotsess, et ma ei usu sugugi mitte kõike. Kusjuures tegelikult me ei usu ju kõike, mida me loeme. Ainult, et see, mille suhtes me kriitilisemad oleme, sõltub tihti inimestest. Et me küll oleme hüperkriitilised pigem näiteks poliitikute suhtes, aga millegipärast siis nende suhtes, kes meile tahavad mingisuguseid vitamiinipreparaate kaela määrida, tihti me nii kriitilised ei ole. Et see kriitika meel kui selline on meil kindlasti kõigil sees olemas, et teinekord see tahaks natukene laiendamist saada või ka siis uut informatsiooni selle kohta, et mille suhtes veel võiks kriitiline olla. Skeptik.ee ehk siis sinu nii-öelda ametlik sait on viimasel ajal üsna välja surunud, et kas võib arvata, et umbluu on Eestis välja suremas? Ei, umbluu õitseb Eestis hästi. On tulemas pidevalt peale uusi skeeme, uusi nimetusi, uusi asju. Miks Skeptiki ametlik sait nagu sükene vaikne praegu on pigem see, et selline esimene aktiivne ring on peale tehtud. Ja uued kirjutajad on teretulnud. Võib-olla on tulemas veel uusi kirjutajad sinna, kes oma värske pilguga võtaksid asja nagu uuesti käima. Põhiline tegevus, sükene aktiivsem tegevus toimub siis Skeptiki Facebooki leheküljel, kus saab kiireid meediakommentaare panna ja muud sellist aktiivsemat tegevust. Aga jah, Skeptiki ootaks pigem selliseid analüütilisemaid ja uurimuslikemaid lugusid, aga mul endal hetkel on see jaks otsas, et neid uuesti käsile võtta. Nii et olete siis kõik oodatud skeptik.ee-le kaastööd tegema, Facebookis meie tegemisi jälgima ja siit kohalt meie poolt kõik. Nägemist! Nägemist! Head aega!